Mina siis uuringi praegu, et haridusrobotite kasutamist autismispektri häirega lastega mujal maailmas. Ja olengi praegu Tallinna Ülikooli magistratuuris ja mind kaasati sellisesse vahvasse projekti. Nii, esmalt siis väike meeldetuletus, et mis see autismispektri häire on. Et siin on kokkuvõtvalt toodud, et on siis seotud vastastikuse sotsiaalse tegevuse häirega, verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsioonikahjustusega ja siis sinna juurde käib ka veel piiratud huvide käitumismallid. Ja toon siis välja erinevaid haridusrobotid, mida olen leidnud uuringutest ning mis on nendega siis tehtud ja kas on olnud siis positiivsete tulemustega või mitte. Erinevatest riikidest olen siis need uuringud leidnud, et seal on ju USA, Malaisiat, Hollandit, et päris paljudest erinevatest riikidest. Esimesena toongi välja siis Beeboti, mis on vist kõige nagu tuttavam, et see vist on olemas igas lasteaias. Ja antud juhul oli see siis, miks Beebot valiti uuringusse, oli see, et tema eeliseks on lapsesõbralik disain, kiire programmeerimine ja eeldati, et see on väljakutseks 5–7-aastastele erivajadustega lastele. Seal uuringus oli siis kõik erinevad erivajadused, aga oli toodud välja ka autismispektri häirega lapsi. Ja seal leitigi, et Beeboti treeningutel oli märkimisväärne mõju just pidurdusprotsessidele. Tegevused, mida paluti teha, oli näiteks, et paluti liigutada Beeboti siis erinevate selliste vaipade peal, mis on siis nendel piltidel. Ja laps pidi siis alguses otse suunas liikuma ja aina raskemaks need ülesanded läksid. Ja nende tegevuste juures oli siis just oluliseks see, et julgustati lapsi enne mõtlema ja siis tegutsema, et mitte ainult ei õpitud tegutsedes, vaid õpiti ka mõeldes. Et see oli just hästi oluline. Ja samas treeniti ka nii-öelda kõnet ja kognitiivsed võimeid. Ning ja mis oli ka oluline, et alguses siis autismispektri häirega lastega alguses alustati siis 1-1 ja siis ühindi edasi suuremasse gruppi, et lõpuks ikkagi tehti tegevusi grupis, mis oli oluline, sellepärast et tekiks koostöö teiste laste vahel. Ja autismiga lapsed eelistasid kasutada modifitseeritud Beebotte. Need on siis siin keskmisel pildil, ehk siis on selline eraldi suur pult, kus siis laps näeb suuremalt neid nuppe, ta saab vajutada neid ja siis nii läbi liigub siis Beebot. Et ilmselt tundsid lapsed nüüd rohkem siis tegevusse integreerituna neid kasutades. Nii. Edasi on siis selline Sam, kes on siis inimese sarnane robot ja see on arendatud sotsiaalse suhtluse esile kutsumiseks autismispektri häirega lastega. Ja Sami eesmärk, miks siis Sam ehitati, oli siis, et kujundada robot, mis oleks huvitav ja kaasaarav autismispektri häirega lastele ja säilitades näoilmete kujundamise võimalus, et Sami juures ongi hästi unikaalne see, et ta teeb erinevaid näoilmeid, kohe näitan. Et siin on siis välja toodud, et millised näoilmed ta teha oskab ja need on siis võimalikud läbi siis kulmude ja suutöö. Ja, nii, lähen edasi. Ja Sami juures uuritigi seda, et kuidas lapsed siis
nendele emotsioonidele siis tähelepanu pööravad. Nii. Ja lastele väga meeldis ja nad veetsid palju rohkem siis Sam'i nägu vaadates ja Sam'iga suhtlemisel kui siis inimesega suheldes, et oli siis katsel oli siis robotiga ja siis inimesega töö ja siis järgiti lapse siis silmkontakti ja Sam'iga oli see siis palju suurem. Ja mis selle ülesande ajal siis tehti, oli see, et Sam rääkis otse osalejatega ja küsis küsimusi, näitas pilte tahvelarvutist ja andis siis abistavat tagasisidet. Ja 3 korda rohkem vaadati roboti nägu kui siis inimese nägu. Nii, järgmine on selline kiborobot. See on selline, ma arvan ka võib-olla natuke tuttavam äkki või siis need kujundid siin on sellised tuttavad, mida praegus ka nendes haridusrobotites on nagu näha. See on siis valmistatud selle jaoks, et lapsed õpiksid programmeerima ja kodeerima. Ja lapsed suhestusid hästi robotiga. Näiteks tõestuseks toodi siis välja, et laps naeratas, tegi õpetajatele plaksu, mida muidu see laps siis ei teinud. Vaatas ja katsus robotit ja tundis selle vastu huvi. Aga toodi välja ka mittekaasatust, et kui lapsed siis kõndisid toas ringi, ei olnud sellest huvitatud. Aga muidu üldiselt olid nad haaratud siis kibo tegevusse. See siis toimub niimoodi, et pead panema need klotsid siis õigesse järjekorda ja siis hakkab robot siis liikuma. Et need on siis sellised klotsid, millega siis saab liigutada. Toon välja ka sellise kipo õppekava, mis siis koostati, et siin on siis näha erinevad tegevused, mida siis tehti. Näiteks siis tegevusauto. Tegevus, mis kibo siis peab läbi viima, on siis algus, tuud, edasi ja lõpp. Ja siis on ka selline stsenaarium välja toodud, et mida siis õpetaja või juhendaja, kes siis selle lapsega seda ülesannet teeb, et alati on keegi täiskasvanu lapse kõrval, et kunagi ei ole laps üksi selle robotiga. Ja siis talle siis öeldakse, et mis siis just juhtus. Nii, kõige enim kasutatavam robot, mida mina nägin, oli Nao. Tema eeliseks on siis see, et ta on 50 cm pikk ja inimese taoline. Tal on väga palju kehaliigutusi ja žeste ja programmeeritav. Ja temaga olid lastel väga positiivsed emotsioonid. Ja mis toodi välja oli see, et iga lapse jaoks peab olema ikkagi individuaalne tegevuskava, et kui robotiga tehakse mingid tegevuskavasid, siis ei saa ikkagi neid suunada, et kõik autismispektri häirega lastele sobib selline tegevuskava. See on siis sellel põhjusel, et kõikidel lastel ikkagi ei sobi kõik tegevused, et kellele meeldib katsumine, kellele ei meeldi, kellele meeldib vastata või kes vastab, et peab ikkagi lähtuma siis lapsest. Mis toodi välja oli ka see, et Nao on hästi väga aeglane robot, et kui näiteks oli selline ülesanne, kus laps pidi siis aitama robotil kõndida ja liikuda ja kuna robot tegi seda hästi aeglaselt, siis ka laps siis jäljendas tema liikumist, et lapsed, kes on võib-olla rahutumad ja siis neile see mõjus väga hästi, et nad just jäljendasid siis roboti sellist aeglast liikumist. Ja siis tehti temaga erinevaid tegevusi, et siis on Follow Me oligi siis see, kus laps pidi koos temaga siis robotiga kõndima. Puuduta mind oli siis selline mäng, kus laps siis pidi puudutama erinevaid siis roboti kehaosi, käsi, jalg ja tantsi minuga, et tehti siis erinevaid tantsuliigutusi, et robot tegi ees ja laps siis järgi. Siin allpool on siis ka selline nagu tegevuskava välja toodud, et alguses on robot siis staatiline
et robotiga tutvudes siis robot ei liiguta, et laps tunneks ennast turvaliselt ja et kui laps on juba siis kohanenud robotiga, siis robot hakkab alles siis liikuma. On tervitused, robot õpetab last ütlema palun ja sellised viisakusreegleid. Siis on selline ülesanne, kus laps siis hoiab ennast puhtana selles suhtes, et näiteks viskab prügikasti, mis on siis näo kõrval. Ja viisakas avastamine näiteks ja lõpus on siis laulmine. Ka rollimänge õpiti siis koos robotiga, et siin on siis toodud selline näitemäng nagu Farmer ja liblikas. Näitemängud olid siis kõik robotite kehastuses, neil olid siis programmeeritud siis erinevad osad ja pärast lapsed siis viisid läbi ise siis selle rollimängu jäljendades roboteid ja õppisid läbi siis selle, et jällegi oli see hästi lastele positiivne ja see tulemused olid ka positiivsed, et oli märgata jäljendamist ja laste tähelepanu oli ka suunatud siis robotitele. Nii, edasi liigun sellise roboti juurde nagu Probo. Siin siis võrreldi ka roboti ja täiskasvanu mõju. Tehti puuviljasalatit. Robot siis andis märku, et millist puuvilja laps siis peaks võtma ja siis kui laps võttis õige või vale, siis Probo siis vastas sellele oma emotsioonidega siis. Üldiselt tegelikult siin uuringus ei nähtud väga roboti mõju. Ainult siis see, et lastel oli silmkontakti rohkem robotiga kui täiskasvanuga, aga üldiselt siin selliseid suuri tulemusi nagu välja ei toodud. Nii, edasi on selline robot nagu Kaspar. Ja Kaspar on robot, kes siis ainult istub ja liigutab siis oma pead ja keha ja käsi. Ja Kaspari kasutamine siis aitab kaasa keha teadlikkuse õppimisele, julgustab ja annab erinevaid koostööoskusi autistlikele lastele ja pikendab laste tähelepanu ja julgustab suhtlema teiste inimestega. Ning antud uuringus võtsid osa ainult professionaalid ehk siis inimesed, kes siis töötavad erivajadustega lastega, siis nemad õppisid siis seda Kasparit tundma ja andsid oma arvamuse siis, et kas see Kaspar siis oleks sobilik näiteks nende tööks või mitte. Ja Kaspar sai väga positiivsed tulemused ja temale antigi siis nimetused, et ta võib olla hea motiveerija, tugevdaja, koolitaja ja ka sõber lastele. Nii, järgmine robot on Keepon, kes on hästi väike ja ta on mitteverbaalse mõjuga, et eelmised robotid olid enamasti kõik ka verbaalselt väljendasid ennast, aga Keepon ei väljenda. Ta ainult noogutab oma pead, hüpleb ja kiigub. Ja ta on pehme, teda saab katsuda. Alguses, kui autismispektri häirega lapsed siis Keeponiga nagu tuttavaks said, siis veidi pelgasid teda ja esmalt ei loodud ühtegi sellist tegevuskava, et kuidas seda Keeponit siis õppetöösse siis võtta juurde, et lasti siis lastel lihtsalt temaga mängida ja tegutseda, kui lapsed ise näitasid selleks nagu huvi. Alguses kõik lapsed ei näidanud huvi, aga lõpuks siis oldi väga kaitsvad Keeponi suhtes isegi ja talle taheti väga palju asju näidata, temaga koos taheti süüa ja erinevaid selliseid sotsiaalseid tegevusi teha.
ja pildil on siis näha, et Keeponiga on siis võimalik luua siis silmside ja ka jagatud tähelepanu, mis siis ongi selle Keeponi mõte, miks ta loodi, et lastel tekiks temaga silmside ja kui laps näiteks näitab talle midagi, et siis tekiks ka selline jagatud tähelepanu. Nii, järgmine robot on Maria, kes siis loodi, et stimuleerida sotsiaalseid oskuseid. Ta tõmbas autismispektri häirega laste tähelepanu ja saavutas kontakti. Ja tegevus, mis selle robotiga tehti, oli selline, et kui laps on roboti lähedal, siis liikus robot eemale ja kui laps oli robotist eemal, siis liikus robot jälle lapse juurde, et mängiti sellist kullimängu, et laps siis pidi puudutama seda robotit ja loetigi üle, et mitu korda siis laps robotit on üldse nõus puudutama. Ja selle uuringuga siis toodi välja, et kohati isegi autistlikud lapsed näitasid paremaid tulemusi kui tavaarenguga lapsed, et just selles katsumises ja ka tähelepanus. Ja nii. Ja viimane on siis Tito, kes siis on ka inimese sarnane robot. Ja ta on eelprogrammeeritud, aga ka puldiga juhitav. Ja Titoga sai siis mängida erinevaid jäljendamismänge, ehk siis arendada erinevaid emotsioone, liigutusi ja tuttavaid tegevusi objektidega või ilmaobjektideta, et näiteks uksele näitamine ja lehvitamine. Tõin ka välja, millised neist robotitest on kättesaadavad üldse ja millised ei ole, et kättesaadavateks on siis Beebot, Gibo, Nao ja Keepon ja ülejäänud on siis mitte kättesaadavad, aga hetkel siis seda Kasparit arendatakse nii, et ta oleks kunagi kättesaadav. Nii, kokkuvõtteks siis, et maailmas on hästi palju uuringuid, kaasates robotid autismispektri häirega ja neid on veel, et need roboteid on veel rohkem kui need, mis mina välja tõin. Ja enamasti ikkagi on tulemused positiivsed ja on võimalus seda ka edasi uurida ja antakse selleks positiivsed tagasisidet. Ja me samuti loodame anda panuse uuringutesse, mis on seotud siis haridusrobotite ja autismispektri häirega lastega. Nii, mina tänan.